hommikust. Täna on meil pildistamine. Me läheme jõulupilte tegema perega. Aga mina perega, niivõrd kuivõrd perega siis. Nagu võib-olla oli näha sellest peapildist, siis ühesõnaga ma ei tea, ma tükk aega mõtlesin, kas ma nagu räägin sellest YouTube'is või mitte. Sest et otseselt nagu, mida see pole nagu teema, mida ma tahaks tegelikult lahata ja ma ei hakkagi seda lahkama. Aga ma mõtlesin, et kuna see on tegelikult nii suur osa minu elust, et ma ikkagi mainin seda. Ühesõnaga mina ja Sonja isa, me ei ole enam koos. Seda oli tegelikult nagu mingi hetk juba tunda, et asi liigub sinna poole. Aga ikkagi oli nagu siuke lootus ja ikkagi omalt poolt üritasin, et asi ikka toimiks. Aga no üksi üritades on nagu suht mõttetu. Et kui teine pool ei taha, siis ei taha. Või noh, ma ei tea, kas... No vist pigem ikka ei taha, sest et mingi aeg juba oli ka siuke kommentaar, et ma olen siin ainult lapse pärast. See on okei. Ma ei võtnud seda sel hetkel nagu väga tõsiselt. Mõtlesin ikka, et vahet pole, et proovime edasi ja et ei mõtle seda päriselt ja nii ja... Aga noh, ju siis ikka mõtles. Aga lõpuks oli see, et mul viskas nagu kopa ette. Et ütleme nii, et ma ei taha öelda nagu, et mingi mees tuleb siia järsku nagu minu ja Sonja koju, ellu. Siis ma saan aru, tegelikult see on tema kodu ka ja tema elu ka, see on tema laps ja kõik see. Aga nagu konkreetselt, kui sa oled seda last näinud terve tema elu jooksul, mis on aasta 5 kuud, sa oled näinud teda kokku võib-olla heal juhul 5 kuud, 5-6 kuud selle aja jooksul, siis sorry, aga ma arvan, et sa peaksid suht nagu jälgima, mida mina teen, kuidas meie toimetused on, kuidas meie rutiin on ja võimalikult vähe enda arvamust. Ma ei ütle mitte avaldama, vaid et nagu konkreetselt peale suruma või arvama, et sinu arvamus on nagu õige onja. Kindlasti on inimesi, kes nagu ei nõustu sellega minuga onja, ütlevad, see on ikkagi isa ja bla 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 onja. See, et sa oled seda lapse põhimõtteliselt, sa pole isegi eostanud teda, et sa lihtsalt andsid oma sperma kuskile topsi ja siis sinu eest tehti töö ära, siis see ei tee sinust nagu isa. Ja, et üks asi oli siis nagu siuke ja tegelikult ma isegi aktsepteeriks seda juhul, kui neid arvamusi, ettepanekuid väljendatakse normaalse hääletooniga. Ja et nagu iga jumala kord sellele ei järgne mingi sõda, sest et ma ei ole selline inimene, kes on vait ja ütleb okei. Isegi kui ma ei nõustu sellega, kui on konkreetselt mingi idiootne väide, nagu mis ei puuduta, ütleme, minu koera, minu last, sest nende osas ma olen väga, kuidas öelda, kaitsev, siis ma tõesti mingi mida iganes, et nagu täiesti umblu jutt on ja. Aga kui see on kuidagi, ütleme, minuga seotud või nagu selline käib minu pihta või ma ei tea, ja ma ei ole sellega nõus, siis nagu sa saad vastuargumendi, on ju.
ja ma olen nagu selles mõttes nagu rahulik inimene, ma ei karju, esiteks juba sellepärast, et ma tean, et inimesi ajab see veel rohkem närvi. Kui ma näen, et teine inimene lihtsalt läheb nagu nii kettasse ja lihtsalt nagu ei talitse ennast, siis ma lihtsalt vaatan ja mõtlen, et ma küll sihuke nagu ei. Esiteks, mul on nagu seda õpetatud, ole teistest parem, on ju. Seda ma sel hetkel nagu olengi, üritan olla. Ma ei lasku nagu sellele tasemele. Ja tegelikult ma ütlesin, ma ei hakka seda lahkama, seda teemat siin on, aga tundub, et ma ikkagi nagu suht koht lahkan ja mingil määral ütlen nagu välja ka siis, et mis need põhjused on, aga ühesõnaga jah, on see, et kui mõni ütleks, et ma olen koos laste pärast, siis mina ütlen, et ma läksin lahku lapse pärast. Et ma ei taha, et ta arvaks, et nii on okei. Et mehed naisi, et niimoodi on normaalne, kuidas naisi kohelda meeste poolt. Kuigi teda ju isi väga hoiab, on ju. Arusaadav, laps ka, on ju. Aga siiski, see ei ole ainus asi, mis see võib-olla isegi tekitab rohkem segadust lapsele, et aga miks mina nii ja emme niimoodi, et ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis seal nagu, mis lapse peas võib toimuda, on ju. Et või näpistasin oma seda silma veits. Aga ma ei tea, kui arvata, et kuigi selle otsuse otseselt lõpliku otsuse mina ütlesin välja ja mina nagu siis mul siuke tunne, et ta nagu, ma ei ütleks, et ta ei julgenud, aga teate, kergem on see, et sa viid inimese viimase piirini ja siis tema ütleb nii kõik ja siis lõppkokkuvõttes on siuke tunne, et tema on süüdi, tema on see, kes on halb, tema on see, kes meie pere ära lõhkus, on ju. Ma ei ole loll, et ma saan aru sellest kõigest, et mis ta, kui ta niimoodi kavatseb hiljem inimestele seletada, aga it is what it is, nagu mul on savi, mis sealt edasi tuleb, mida kõik teised arvavad. Igal lool on 2 poolt. Nagu ma räägin ka siin, et võib-olla mõni mõtleb, et ei, sa oled süüdi, sa oled loll, või ma ei tea, et aga jah, ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, et kuigi jah, see oli nagu lõppotsus oli minu oma, on ju, siis ikkagi vahepeal on mingid kerged pisarad poetanud, aga see on nagu enamasti sellepärast, et ma vaatan mingeid tobedaid riilse, siis kui Sonja magab ja tibu ja siis muidugi mul see algoritm on juba siuke, et seal tulevad ongi mingi üksikemad ja mingid lood, on ju, mingid lapsed, kes umbes räägivad, et ma ei saa aru, et miks te nii tegite, et mina pole ju süüdi. Paratamatult see kisub pisara lahti, on ju. Et kuidagi mõtled, et oh my god, äkki Sonja kasvab suureks ja siis küsib ka mingid siuksed asju, mis ma ütlen talle, on ju, või nagu kuidas ma seletan. Aga ma ei tea, üks päev korraga, vaatame. Ma ei tea, rohkem vist ei olegi midagi sellel teemal öelda hetkel. Muidugi siis tuleb mingid, loodan, et kolimiskontenti ei tule, sest et ma nüüd läksin tagasi tööle, ehk siis mul nagu palk selles mõttes nii-öelda nagu jätkub, et mul ei ole mingit auku. Saan loodetavasti teise poole sellest korterist välja osta. Aga see ilmselt võtab aega, sest et need läbirääkimised teise osapoolega
ei ole just kõige, kuidas ma ütlen, kõige sujuvamalt läinud seni. Sest et ja eelmises vlogis, kui ma mainisin, et mees pidi ootamatult ära minema, siis tegelikult oli see, et tema enda emotsioonid keesid üle. Keegi teda siit välja ei visanud, ise ta otsustas ära lennata. Ja kuna siuke otsus tuli, siis mõtlesin, okei, ongi kõik, on ju. Ka veel põhjus, miks siis nagu minu poolt oli nagu suht kiire, okei, head aega. Ja ühes varasemas vlogis, aga siis kui ma rääkisin, et ma läksin tagasi tööle, siis oli ju niimoodi, et ma ütlesin, et see pole nagu, ma ei kavatse sellist elukorraldust teha, et mina käin tööl ja laps on vanemate juures. Oligi plaan see, et ma olen tööl oktoober-november. Meil olid lennupiletid 20. detsembriks Šveitsi, et me kolime sinna pooleks aastaks. Või vähemalt esialgu pooleks aastaks, võib-olla pikemaks. Ja kus sa tahad välja tulla? Kohe enne tuleb. Ja mees pidi siis novembri lõpus sõitma siit minu autoga Šveitsi, kuna mul on autot vaja, kui me lähme nii pikaks ajaks. Seal ei saa lihtsalt ilma autot hakkama. Ainult siis, kui sa Seevaldisse satud. Ja oligi, kuna ta lendas ära ootamatult. Selles mõttes, et väga järsku on ju. Üks päev ütles, et ma lendan ära, 2 päeva hiljem lendaski. Siis minu jaoks oligi see nagu kõik. Ma tühistasin iseenda lennud ära. Ma ütlesin töö juures, et ma jään tööle edasi, kuigi ma olin paar päeva tagasi teatanud, et ma lähen ära tagasi ema puhkusele või lapsehoolduspuhkusele, mis iganes ta on. Ja siis 5 päeva hiljem ta kirjutas mulle, et ta ikkagi tunnistab, et see oli, ma arvan, et see oli üks 5 korrast selle 6 aasta jooksul, maksimum 5 kord, kus ta vabandas millegi eest. Et ta emotsioonid keesid üle, et nii-öelda see viha tema sees siis nagu ajendas teda neid lennupiletid ostma, et ta tahab ikkagi tagasi tulla, aga mitte minu pärast, vaid lapse pärast. Et lapsega olla võimalikult palju, nagu ta ka lubas algselt. Ma ütlesin, okei, tule. Selles mõttes, et ma ei hakka kasutama last relvana tema vastu või midagi. Mul on väga hea meel, kui ta tahab temaga olla. Mina tahan ka selles mõttes oma vaba aega. Ja samas laps tahab aega oma isaga kindlasti, kuigi ta veel rääkida ei oska, aga ta naudib seda kindlasti, on näha. Vot, selline update. Ma teen oma meigipõhja ära. Meigi. Teen ära ja lähme pildistama. Jah, me lähme kõik koos 3-kesti, sest et ma teadsin, et ma tahan Sooniaga pilte teha. Ja kui mees siis tagasi tuli ja ma tahtsin küll olla ja mõelda, et me lähme siis, kui mees läheb ära. Lähme pildistama, aga ma ütlesin, okei, ma küsin ta käest, kas ta on huvitatud, kas ta tahab ka pilte Sooniaga. Ma ütlesingi, et ma küsin nagu Soonia pärast, mitte enda pärast, on ju. Ja ta ütles, et jah, tahaks küll, et see on hea idee. Ja siis ta nüüd nädal aega veel Eestis ja ma kiirelt leidsin siis ühe fotograafi, kes tegi ka meie rasedusaegset pildistamist kodus meil. Et lähme tema stuudiosse täna pildistama. Vaatame, kuidas see läheb. Aga jah, praegu põhimõtteliselt elukorraldus on siuke, et siis kui mul on vabad päevad, siis lapse isa on enda ema juures, sest et ta ei kannata siin olla. Aga ma ka väga ei tahaks. Ma eelistan, parem ongi, et ta seal on, on ju. Aga jällegi, kui ta tahab siin olla ja ma ei viskaks seda välja, sest ma ei saagi, see on tema nagu kodu ka, on ju. Ma lihtsalt nagu kannataks ära.
aga tema ei suuda. Ja siis, kui ma olen tööl, siis noh, muidugi öösel ma olen ju tööl, on ju, siis ta magavad ära siin. Mina tulen koju, ma lähen magama, nad on pool päeva siin ja siis, kui ma lõunast ärkan, siis nad tavaliselt on siis vanaema juurde läinud. Ehk siis noh, selle lapse isa ema juurde. Ja siis, kui tund enne seda, kui ma pean tööle minema, umbes tunnike, siis nad tulevad koju. Siis ma saan Sonjaga olla näitsa. Ja noh, niimoodi ongi. Et jah, ütleme niimoodi, et mul võivad olla ühed plaanid, aga elul on hoopis teised. Oleme nüüd kodus tagasi. Muidugi ma tahtsin ju koha peal filmida, et natuke seda photoshooti ka, aga kuidagi läks kiiresti aeg. Et tegelikult me olime lõpuks ei olnudki pool tundi, vaid mingi 20 mintsa ja 70 euro asemel maksime siis 50. Ja noh, palju pilte sai, et lihtsalt seal nagu oligi, laps oli nüüd, noh, Sonja oli väga-väga tõsine. Selles mõttes, et eks see fotograaf oli ka mingi, noh, mingi uus inimene, mis asja, miks ma pean sulle mingi naeratama või midagi, on ju. Ja ega ta polnud selles mõttes kõige leplikum mingites olukordades seal. Ja no ühesõnaga ei hakkan nagu push ima seal, punnitama seda pildistamist väga. Kui tahas, ei taha, on ju. Ja ma keedan sulle makarone. Ja siis, nojah, ja siis ma mõtlesin, siis sel hetkel, kui nagu Sonja oli oma isaga, tegid seal pilte, siis ma mõtlesin, et vahepeal saan nagu filmida siis seda osa, on ju. Aga tegelikult oli see, et sel ajal ma siis vahetasin riideid ja Sonjal ka tuli riideid vahetada mingi hetke niimoodi, et läks kuidagi kiiresti. Aga noh, ma panen siia mõned pildid, et selle fotograafi käest saab suht kiiresti, esimesed pildid saab 3 päeva jooksul või? Ja siis teised pildid, nagu töödeldud variandid ja niimoodi saab siis, ma ei teagi, natuke hiljem, aga jah, päris kiiresti saab need. Aga praegu ma täitsin Sonjale süüa ja siis läheb magama juba poole tunni pärast. Ja õepoeg peaks täna külla tulema. Kohe saad süüa, natuke läheb aega. Ja rohkem ei olegi plaane. Sonja, näe, võta. Sonja, Sonjik, võta kätte. Mamma. Aitäh. Raske nuku on ja. Mamma. Kas Sonja võib siin sõita? Ära pane teda sinna, see on liiga raske. Nüüd ta on juba liiga suur selle jaoks. Mis siin veel? Koerte mänguplatsile. Teen Gregori ära siis koju ja oleme siin natuke, siis lähme ka koju ära. Kuna on vaja korrale süüasta, siis tulime ka Prismasse. Jääme hiir musta mantliga. Must mantel, kott, seljakott on maas. Põrandale panid, jah? Seljakott. Me oleme nüüd kodus tagasi, meil siin multikas käib iPadist. Ja mul õetütar siis müüs Sonjale maha oma mänguvankri. Küsisin, palju sa tahad selle eest, ütles, et ma ei tea. Siis mõtlesin, okei, näe, mul on sulle raha 15 euri, võtta see. Ja siis ta tõi veel, noh, ma ütlesin talle, et kui sul on veel mingeid asju, mis tahad Sonjale anda, et siis too on ja. Ja siis ta tõi mingi nuku ja sa tahad ka olla kaadris, jah. Ja siis ta tõi mingi nuku ja mingid pehmeid mänguasju, aga neil kõigil on mingi, ma ütleks, et see on suitsuhais, aga see on nagu mingi segu suitsust ja nende kodulõhnast või ma ei tea, see on siuke ebamäärane lõhn ja ta ei ole nagu kõige hullem, aga ta ei ole ka nagu hea. Ja kui ma panin need asjad Sonja tuppa,
mingiks hetkeks on ju, kui me olime kodus siin ja ma läksin tema tuppa, ma tundsin, et terve tema tuba on täitunud selle lõhnaga. Nii et ma panin need pehmed mänguasjad kilekotti. Ema ütles, et viska rõdule, las tuulduvad. Et läbi kilekoti ikkagi ka tuulduvad on ju. Ja siis vankrilt ma võtsin kõik kangad ära ja panin kaussi, panin siis pessu. Pesin nad ära ja nüüd ma panin veel Lenoriga nad ka likku, sest et see lõhn on ikka küljes. Loodetavasti Lenor nagu teeb seda leebemaks või ma ei tea. Või noh, kõige paremal juhul muidugi, kui ta võtab selle lõhna ära ja asendab siis selle Lenori lõhnaga. Aga noh, ei tea, vaatame. Sonja läheb magama, eks ma siis tegelen edasi sellega seal. Aitäh, et vaatasite ja olge tublid, olge terved ning ilusat peatset jõuluaega.